lapse vanu, tule vihja ära, meie lapse vanu. Loomaarst Valdeko Paaveli sõnul oli jalaoperatsioon edukas ja noor lind talus üldnarkoosi hästi. Operatsiooni käigus paigaldati luu otsad uuesti kokku ja jalg lahastati. Järelraviks ja taastumiseks suunati Anton Raplamaale Imeloomade Seltsi Metsloomade taastuskeskusesse. Esialgu Anton veel jalale toetada ei saa ja vigastuste vältimiseks peab ta 2-3 nädalat rippuma spetsiaalses rakises. Taastuskeskuse perenaise Sibelle Lee sõnul on lindude jalaluu murdude puhul see tavapärane praktika ja just nii sai terveks näiteks ka see pardipoeg. Riputasime ta niisuguse litade käimistooli laadsesse asja, kus tal jalad maad ei ulatanud. Et ta nagu rippus seal, tal olid söögid nina ees ja tal oli seal kõik olemas, aga lihtsalt ta ei saanud vastu maha toetada, et see jalg mitte koormust ei saaks ja igatahes sellele jalaga ta nüüd kõnnib, et natuke küll lonkab ja. Inimesega harjunud kurepoega võetakse siiski sülle ja masseeritakse kangeks jäävaid lihaseid. Talve veedab Anton taastuskeskuse ruumides ja loodusesse tagasi lastakse ta järgmisel kevadel. Kurepoeg Antoni leidis üks pealinna vanaproua pesa alt ja tõi ta oma Mustamäe korterisse. Vale toitmine ja hool viisid kaltsiumi puuduseni ja linnuluud muutusid nii hapraks, et sääreluu läks pooleks. Eestimaa Loomakaitseliidu rahvas paneb metslinde ja loomi abistada soovivatele inimestele südamele, et oskamatu abi teeb tihti rohkem kahju kui abistamata jätmine. Kurepoeg Antoni juhtum on selle ilmekaks näiteks. Eestimaa Loomakaitseliit tänab kõiki abivalmis inimesi, kes kurepoja jalaoperatsiooni rahaliselt toetasid. Ligi 2000 € eest saab tasuda kõik senised arved ja ülejäänu läheb Imeloomade Seltsi käsutusse. Oma palgast loomi aitavale perele on sellest suur abi. Mis elukad aga peale Antoni veel on abi vajanud? Sellel aastal on väljakutseid olnud kohe eriti palju. Et minuni on jõudnud umbes 60 looma ja Imeloomade Seltsile sel aastal kokku juba 100 kandis. Ja liike on olnud seinast seina kokku kuskil 30 erineva liigikanti. Sellega see nimekiri loomulikult ei lõppe. Kui arvestada ka linnast loodusesse toimetatud rästikuid, nastikuid, siile ja muid loomi, siis abi saanute hulga võib julgelt korrutada 2.